tere hommikust. Piiksevini Lillu etapp. Läheme rada kõndima. Siin on härra Kähriku otse Siiduskailt. Kaar, kus sina lähed? Mina tulen ka kaasa. Davai, lähen vaatame üle, kas on mudane või ei ole mudane. Kindlasti ei ole. Selge. Pekki, nüüd ma ajasin kaamera settingud paigast ära. Ja küll vaatame, siin on üks tore mudaauk. Suvel oli siin hull nüüd. Vaatame, kuidas see on täna lõpupoole siin saab. Stardirivi on paigas. No nii, Jürta on siin kõige ees ilmselt täna. Kährik, Mägi. Ma olen seal teises reas. 40 pluss nagu ikka. 40 plussi oli ka 30 nägu vähemalt. Vihma ei saja. Tuleb ilus sõit ilmselt. Kui ära lähevad, siis natuke sellepärast saame meie. No esimene lipp langeb, läheb esimene rida, teine lipp langeb, läheb teine rida. No juba läksid. Karro pressis ikka ette. Kus vaga kuskil taga rööp praegu tutikas niimoodi peale. Ei oota isegi seda paigal hoida. Võim oleks. Oota vaga. Ikka libe on ka näitis tegema. Juba taga otsa lenda saad. Paar hobivenda või tähendab paarist proovennast oleme ka mööda saanud juba. Karro on 40 mees. Täna toht kiiger kihutamine. Vihma väga ei luba vist. See tähendab Jürta rada. No Karra, hakka nüüd loppima neid proovendid. Auklik alla tuleb. Tundub, et kots oli selja taga. Ja nii ongi. Ise tegin talle uue treffi teile alla ja kõik täis tikki olnud. Igatahes motospordikeskus. Korralikud vanad sooned on olnud. Rivi on kõik koos veel. Suvel sai siin ikka pori sõidetud, nüüd on nii palju kuiva olnud. Täitsa kuiv rada tõnd. Peale sõitu on niimoodi, kellel kõige sohvasem tsikkel on. See saab motospordist keskuse poolt kohe tsikli pesu tasud. Kus on kihutamine olnud? See on hoo, kesta.
juba läks meeles. Kõigil läks. Optimus-rada algus. Väljast oli ka tegelikult hea soon kaarega. Mingi fotograaf seal seisis keset rada. Kui tunned seda rulliga prilli praktiliselt ei ole tarviski. Ringid on ikka raja tundma õppimine ja sihti tunnetamine. Ammu sõitnud jälle. Viimati oli Türgis ju kuivad kivid ja puhas pann. Seal nüüd läks, kas oligi Jürka siin samas. Ma üritan uut soont teha. No näiteks keegi läks sealt üle Sopa otse. Ei läinud, enne siin käisin. Karl kukkus isegi jooksu rattaga lenksuuni seal mutta. Siin tuleb täna kihutamine. Kõik on sellised kihutaja vennad ju. Puhas sport. Mudane koht. See poiss on ikka nagu kleebitud mu selja taga. Korralikma rivi. Keegi ei anna siin rammigi järgi. Palkide koht natukene trikiga. Siit esiots läheb kõik lennuga üle, ma ei usu, et siin takerduma hakkab. Ei õnnestunud ikka teist trajektoori varrast mööda saada veel. Suht kitsas ja kiire ikkagi. Maad sihukest single tracki, et ega ei ole väga ruumi kuskile minna.
sõit on ka selles mõttes veits ohtlik, et väga pikalt ette ei näe, kui tema vea teeb korraks, siis olen mina ka kohe kõhudi. Või temal seljas tagant. Nagu ikka kestvussõit, kes kauem kestab. Ei midagi keerulist, saad kesta ära ja kiiresti. Oi. Toimub, kui Jürta oli seal pikali või? Ikka ei saanud karvast mööda veel. Keegi kahtlen, et Jürta moodi oli seal jõudnud. Ja vaja rada vaadata ei olnud. See on ju keeruline aru saada. Mis nädalavendi on kõik ühesuguseid ja 10 tükki vähemalt. Ühe särgiga kõik. Poiss on paarkümmend meetrit maha jäänud. Tekivad pärast päris head sooned, ma kujutan. Krossimees taktika. Alviku näiteks puhast sinu teema. Või kiirelt krossimees. Olen tuurama. Oli hull negatiivne kurv. Arrol on ka täna kõvasti tuhk. Paar suurt konkurenti nagu isegi 3. Lärmi pole, renksi pole ja palusood ei ole. See teavad. Seda kohta ju käingi vaatamas, siit oleks saanud ka teisi soodi ka valida, aga need nüüd sõida siis kõik teised. Saanud ikka ei saanud. Aga siis karistada. On jälle kukla taga. Ägedalt lägaseks läheb siin. Puisurada. Otsa nüüd lauluväljak. Lauluväljak siia on tehtud. Lennuväli lausa oli. Kes on mul ees? Läheb!
magneesiumi ja enne sisse võtnud või no unustasin koju lihtsalt, aga panin soolatopist ühe pool teelunniga teid soola. Abiks ikka, et krampi ei läheks jalad näiteks. Nüüd mul tahavad minna vahepeal. Kurat, ma augutan nüüd raha. Vahe on juba ette sõidetud. Igal pool on nii kiire, et kui ta ainult eksib, siis saab öelda. Ei ole enam kedagi näha, Karl on siin vahe sisse või lasknud vahe sisse tekitada. Ta on juba poole ringi kees, ma arvan. 1.43, kui ma nain ringi aeg saa olla. Ajab siia näkku, ei näe ka seda rada. Ei ole kasulik. Lauas patt. Pori ainult lendab. Oleks see väike Läti poiss taga. Väga kiire poiss. Ei toore jõuga pressisin Karros praegu. Läks rada meelest, läks natuke valesti seal. Nii paar-kolm ringi on sõidetud vahepeal, vahed venivad pikaks, aga nüüd ma jõudsin järgi sellele meele nagu Armin Pilv kõva taunil, nii et kohe vaatame. Õnnestab mööda ka saada.
shortcut ehitatud. Ennem ka ei märganud seda kasutada, nüüd nägin. Või õieti ring nägin, nüüd kasutasin ära. Kurat, see väliskurv ei tööta. No nii arv. Võtad jõu välja või saame võitlema. Arnil oli tutikad King Kong rehval. Minul see vastu ampleb. Mõlemad on super asjad, ma juudan siin reepi taha midagi jääb. Kasulik ei ole nii tuules sõitma, kui pritsib mu jälle kori täis. Jõpse kopar vahe tuleb maja peal vastu. Tuleb mingi kavalam koht leida, kus mööda saab. Oksad käivad mööda, prillase pole hea, sest mööda prilli kilesid lahti tõmmata. Arvan, see on käpp kinni, siis raputab siin käpp. Tere Armin! Rada muutub järjest kuivemaks nüüd. Algul lubas ju vihma, aga selle hirmuga me kõik tulime siin. Aga nüüd on täis kihutamine, jumala kuiv. Läksin korra enne seal soo peal uut soont proovima, et sõidaks natuke parema raja sisse, aga läks palju aega hoopis kaosti ja Armin sai jälle ette. No nii. Ehk siis võideldasin, oih, kändu korraks. Kährik vist tuututab seal selja taga. Ma arvan, et seal palkide peal oligi tema seal tupikus eiste taga. See on juba liiklusrajal päris tihe, et ega siin Kährik võiks seal paugustada küll taga. Ega ma teda mööda ei taha ikkagi sellegi poolest lihtsalt lasta. No vaatame, mis selle Kährikuga saab. Pressid mööda või? Ega siin on kust kitsas rada ja päris triki on ikkagi mööda pääseda. Igal pool on päris kiired lõigud.
päev Kukemeelsest trennis. Oi pagan. Oh! Juba kääriku pasu lüüab taga. Pane või ise ka pasun külge. Oh! Laseme käärikule pori äkki, oskame. Ei ole, Armin on hoopis seedal, aga tegi saanudki käärik mööda ta. Rauga on üldse raja kõrval tõmban. Umbes 10 minti on sõidu lõpuni jäänud. Hetkel tundub, et konkurent Kährik ja konkurent Armin on selja taga. Ees pole aimugi, kes seal on, tõenäoliselt Jürto ja Mägi. Rohkem ma ei tea, sest Kersti Ain tõuga väärab go, aga mitmes ma olen. Ei, seda ta ei tea. Nii et lõpus selgub. Oot. Kiire Läti poiss on siin mitu korda sõitnud mööda ja mina temast. Natukene ebastabiilne, aga muidu jube kiire. Ja kahju, et mul vahepeal kaamera ei käinud seal üle silla mineku peal. Oli Kaisa ennast sinna pikali keeranud ja kuna väikest tibutama hakkas vaikselt, siis sild on ülimärg ja ma lihtsalt vajusin seal küliti sikri alla kinni. No ikka täiega puit sai. Õnneks ei läinud väga kaua sinna aega. Aga samas ma ei pannud ju tähele ka seal, et kas keegi sai must mööda samal ajal või ei tea, seda üllatust läheb lõpuni. Täiesti jõutamine. No nii. Läheb! Niisugune andmine, et siin ei ole isegi öelda mitte midagi. Vastupidiselt suurtele mudaootustele on tõesti väga kuivanud.
tänan. Minutiga ja saan lätlase kätte. Oli kogu info, mis ma kuulsin. Aga kui see lätlane on minutis, siis ma ei saa seda never kätte. Siin praegu tundub nii, et kui ma siit praegu ringi lõpetan, siis võib-olla jõuan ühele ringile veel. Päris kiiresti mööduvad need ringid. Sadama hakata, otsustas kohe lõppeda. Päris kahju, tegelikult oleks palju huvitavamaks teinud asja. Miks nad seal kõik? See on ju nii raske. Alla tulek on vastik libe. Võib üle kuudi keerata. Halvasti. Üllataval kombel on keha päris hästi vastu pinnad sellele kampimisele. Eks see vist tuleb sellest, et ma käisin üle aasta vist jõusaalis ühe korra. Äkki peaks veel minema paar korda. Mis saaks? Suvel sain siin käärikukest tuppa, aga nüüd ma ei teagi. Viimati ma nägin teda selja taga, aga võimatu ei ole, et kuskil neti kuigi vähe võtnud. Palju kui ma nägin, siis ikka seal ongi ka jõud. Päris ligidad ei saa siin midagi möögitada. Peab ikka lahti keerama. Kus hundist räägid? Kohe hakkab ehmat. Mõtlen, et on juba käpa sirgus. Siis mida? Kus sa tahad? Äärikul on teised plaanid. Läheb! Otsest tehtud ju. Taha sealt minna ikka. Go! Läheb! Kõrge paik, aga oodata ka ei ole väga. Selline mees juba. Käärik kukkus hingab. Välja ei ole. Selle silla peal ma enne olingi nii huvitavalt, et tsikkel oli jala all, või tähendab jalg oli tsikli all, siis olin käsipidi vees. Õnneks tuli see jalg sealt alt välja. Oleks kellegi abilauda vaja neid. Oi, juba meeldib. Mine! Siin ei minda ju aega, siin on vaja aega kogu panna.
on see ring huvitav, kas tõesti see jääbki mul viimaseks ringiks või saab ühele ringile veel, siis peaks suht selline nii või navin olema. Vastu selgub. Tundub, et Kährik on oma hoo leidnud, et vahepeal ta oli täitsa taga, vähemalt ma ei näinud, nüüd oli juba täitsa vaate välja tekkinud. Vahepeal lasin küll natukene jätva sirgu, aga mitte just oluliselt. Ebamugav kraav, enne küll vaatasin, et oi sealt kuidas hüppaks. Igatepidi tuleb pöördama käigu alla. Tagu, et seal tärk tõmmati ja minekut. Läheb! Ei paista ruudulippu veel. Jomma jo 6 minutit. Pika ringi tehti. Oh. Tuleb sealt Oksi juurest sõitis praegu läbi. Tegelikult päris normaalne vaheteeks või kiire raja jaoks. Ei tea, mul võib juba midagi kütet. Peaks jätkuma. Stabiilselt lõpuni saada. Oh! Kaamera kinni, mitte midagi siin ei ole ju väga sellist ainulaadset. Tavaliselt kui kaamera kinni paned, nii hakkab juhtuma asju. Oh! Kährik lülitab turbo sisse ja lukki muid järele.
ikkagi 10 aastat noorem. On võimsad sooned ja siis saad kartuli sinna sisse paned, ega see ka välja ei hakka sulle nii sügavalt. Soone vabaks ja see sügavad, aga kui vihma juurde ei tule, on täitsa kaifid sõidetavad, no problem täiesti. Suvel oli siin palju hullem kordades. Nüüd on aina nipita läbi. Vaba ruumi on kõrval veel nii palju, kus saab uut rada tekitada. Kui vana soon ei peaks toimima. Liigutab ennast. Ei pagan, nüüd esimest korda ma tundsin praegu, kuidas jalg täiesti krampi. Magneesiumi tabletti ei olnud kaasas, panin pool lusikatäit sool. Teine kord on pannud terve lusikatäit. Kuidagi kuivemaks on muutnud, aga võikisin sõita. Siit otse ei ole keegi julgenud isegi minna hommikul käia vaatamas. Karl pani isegi jooksurattari sealt Renkuli sisse. Ja pill lahti, saabad härjad. Suht head. Täitsa istumist soosiv rada suhteliselt. Mulle sobib täitsa. Vabalt oleks võinud tulla tavalise prilliga paar korda käpaga üle ja oleks töötanud.
täna ilmateade ju lubas. Läheb lõbusaks. Järgmine tiksimine on 2 nädala pärast. Ei olegi pikka pausi, siis tuleb pikk pausi, on järgmine jõulude ajal alles. Või need palid on siin murrust sõidud kõik. Need on mitte palgid, on pigem pliiatsi mõõtu. Aga sellegi poolest oli vahepeal ummikud. Tegelikult väga hästi on rada kestnud ja kõik piisavalt laiaks sõidetud ja või lõigatud. Chill. Siuke pühapäevast korda selle paras maasikast. Ja ärge siis unustage, kui motaga midagi häda on. Motospordikeskus aitab kõigega. Opa. Takistused ära teha. Sadalased püsti. Ei viitsi enam hüpata ka. Kõrge lendi kussu kohe. Oi, käärik tuleb. Kas see õud on? Siit on ju minna veel küll. Võtab mu ära ka veel nii. Jälle või jäi. Pole unistavad. Mõtlen, see käärikul on siin Kartseni nuppu kuskil. Ei ole küll näinud seal. Mis see on? Võisin kauaks jokutama jääda, ma räägin seda käärikut. Ai jäta. Kuigi ta pole minu klassis, aga tore on ikka ju. Eespool olnud. Isegi teise klassi vendad. Oi. Head riikiks.
Kus? Läheb! Ei lase seda mööda. Sikk ei taha. Lõpuks. Mis ole asi? Ei ole palju enam jäänud. Meie buss seisab siin. Huvitava kombel läksid krambid ka üle. Jäägi, peeglil on päris raske ülesanne kõige muudasem tsikkel välja valida. Kõik on suht ühtlased, ma arvan, puhtad. Kui keegi just meelega toppa, siis ei ole ennast külili kätega pori peale pannud. Lõpus ürge. Naudime ette. Käärikut ei paista. No mis üldseis on? 4. Aga ma ei tea, mul on internet. Käed on nii kanged. Täiesti Käärik! Käärik! Ma olin sa pärast mures! Ma mõtlesin, et sa minestasid ära, kui sa seal selle... Panin siukse litakaid sõiduri ringi, vaata, selle sõitsin puru. Minema koha pealt ei saa, pille ei vean. Ära ainult ropenda, muidu on kõik okei. Lõpuks sain aru, lõin ette ära, tuli vedu tagasi, kõik olid mööda. Jälle pressin tagant, sain Armini kätte, sina said eest ära, siis ma Armini kätte. Jörda võitsid, jah? Kes teine, kolmas, edasi? Mäki teine ja Ingus on kolmas. See Soome poiss, jah? Ta on peale. Peale või? Mille peale? Selle või? Aga mis sa teed siin peale? Hakkad sõitma või? Karl, tee käppa nüüd, vaata, fotograaf teeb sulle pulli seal. Siis ma olen 4. vist, jah? Miks ei Jürta seda kaasast siit seal? Sander, kas ma jäin video? Viimane ring proovin
aa, okei. No tundub, et üldi 4. ja oma klassi esimene. Mis sina, Ruudi, arvad asjast? Kuidas sa kommenteerid seda sõitu? No, minu arust oli see päris hästi välja selles mõttes. Aga vaadata oli tore või? Jaa. Keegi kukkus ka või? Jaa, päris mitu. Haiget sai keegi või? Jaa. Keegi pani. Oli Karl nii või? Aga kuidas nina mudaseks sai sul? Ei teagi täpselt. Teine koht, Kristjan Kolsaar. Ilus pusa on seljas, vaata sellise pusaga saab kõrgeid kohti. Esimene koht, üllatus, Sander Luiga. Viiendaks jäi Meos. Nii, esikolmik teie ees. Sander Luiga, Kristjan Kolsaar ja Rainer Karro. Hea töö. Huvitav, et see esimene. Ja esimene Jürto Brauer. Pro-klassi esikolm. Näita, Ruudi, mis sees on. Kahjuvad Rauno nüüd. Oba. Klubi riiet. Esikolmik teie ees, Jürto Brauer, Rauno Mägi ja Elari Kährik. No sambad lahti. No nii, sõidame tagasi. Saab multikaid vaadata. Ehk siis järgmine kord, kes tahab ka tulla bussiga, siis täitsa võimalus on olemas. Siin saab magada, süüa teha. Siin saab vetsus käia. Siin saab mingeid muid lollusi teha ja magada ja... Tere, ventilaator! Tere! No vot. You before bits. Ja seda kõike saab rentida. Järgmise korrani.